mingi jama. Niisuguse kaldega on ettepoole, kukud maha. Danke, dir, bitte.
O mädchen, mädchen, wie lieb ich dich, wie blickt dein Auge, wie liebst du mich. Kõrvist kui kuulda kapi, päike on õunas ja
ilusam tasa, lepatriimule muinasjuttu. Temal pole jalgades ainsatki ruttu.
Mängisime tookord aias kodu keset tiklipõuseid sedises liivakast. Seal ma hoidsin, kui ta pidas sõdu kartsumukku mängult meie last. Tema tormus mööda aeda ringi, tulistas ja tappis, kuidas sai. Mina võtsin nukku, silmad kinni. Mänguahjus kõrbes mängu sai. Miskit õudselt oli see seal puhul. Üle kuse jooksid pisarad. Ma ei suutnud saata mängu surma mängumeest ja päris isavaad.
8 kilo vana paberit. Ja siin on 10. Kui tiius, otsingi. No mis see on? Maailma esilehte tuleb artikkel eesiliinlikust pioneerist. Rühmanõukogu esimees soovitas sind. Ah, nii on lood. Kus sul endast foto on? Jaa, on küll, aga see on potsidega. Ma tein täna uue. Väga hea. Aga kuidas sul hinded on? Kõik 5 peale laulmise. Geniaalne. Oleks selline olnud meie rühmas. Ma pole veel ühelgi koonduselt puudunud. Isegi hilinenud ei ole. 7-kordne kiitus. Ja tunnis kuulama tähelepanelikult. Väga hea. Palju sul töötunde tehtud on? 10. 10? Sa said ju kõige ennem 10 tundi täis. Olid autahvigi. Jah, kui on tehtud, siis on rahu majas. Vaat, kus sul laps? Teised said enam. Kuidas sina ainult 10-ga lepid? No ma sain vähemalt normi täis. Ahah, aga palju sa vanapaberit korjasid? Vot see ongi minu oma. 8 kilo. Miks nii vähe? No norm oli ju 8 kilo. Okei. See on täiesti õige. Teie rühmast oli ju keskmiselt 22 kilo igale pioneerile. No aga norm oli selline. Ahah, mis sa vabal ajal teed? Ma käin klubis tantsuringis. Tantsuringis? Oi, kui tore. Olen alati ülistanud baleriiniks saada. Näe, ma natuke oskan. Mida see on? Läheb küll, jah. Väga küll. Väga tore. Oh, tead, teeme koolis ka tantsuringi. Sina hakkad neid omandama, eks? Ma ei saa. Pole aega. Kui sul on siis tõesti nii palju kohustusi juba endale võetud? Mis kohustusi? No, näiteks mõne ringi õhtoobilaste tähekese. Ei, ma olen lihtne salgapioneer. Aga huvitavaid algatusi, ettepanekuid, oled sa ikka koolduste kuulnud? Ei, ma kuulan parem niisama. Ahah, mida sina siis teed, kui klassiliikuste plaani arutatakse? Kuulan. Mis sul teadmistest siis kasu on? Kuna sul on ju kõik 5, keda sa abistad? Mitte kedagi. Kus teid siis klassis 2 polegi? Tead, on küll 2 tükki. Ma arvan, et tuud fotot pole sul mõtet teha. Kah. Räts, rundi, pum, rits, räts, rundi, pum. Georgina Risto, Sireni Puhk, Elise Kull, Martin Schoor. Astudes Vladimir Iljitš Lenini nimelise pioneeriorganisatsiooni liikmeks, tõotan pühalikult oma seltsimeeste ees palavalt armastada oma Nõukogude kodumaad, elada, õppida ja võidelda nii, nagu õpetas suur Lenin, nagu õpetab kommunistlik partei, täita alati Nõukogude Liidu pioneeride seadusi. Pioneer! Võitluseks kommunistliku partei
plaan? Tammedeludes tee, õudsus sammude lahtis. Ja läbi unele sättiva Sindi linna. Läksime parki. Ja sina olid tüdruk ja mina olin poiss. Mäletad? Mäletan. Competition, go enhance, strong, shake your ball, little tongue, move, go ahead, run.
Seda on palju. Seda on tõesti palju. Oskused ja teadmised annavad vabaduse, ütleb Sindi kooli tunnuslause. See tähendab seda, et Sindis on juba 175 aastat olnud vabadust. 175 aastat. Kas keegi meist oskab mõelda, mida see tähendab? Kui palju see on? Ma arvan, mitte keegi. Seda enam, et meie armas kallis koolimaja on ainult 111 aastat vana. Ja ikkagi me seostame oma kallis Sindi kooli just selle punase majaga. See punane maja, see on esimene asi, mis teile pähe tuleb, kui me räägime Sindi gümnaasiumist. Ja seda tõestab seesama laul, Sindi kooli laul, mis me natuke aega tagasi esitasime. See räägib ju meie punasest majast. Ja 3 aastat tagasi kinkisid meie oma vilistlased selles laulu koolile. Ja tänaseks päevaks ei ole meil koolis mitte ühtegi tähtsat sündmust, kus meil laulaks teda. Ja ma usun, et 5 aasta pärast, kui me kokku tuleme, on neid laule veel rohkem. Ma usun, et see laul puudutab igaühte meid. Nii et igal juhul tänu selle laulu eest ja meil on ta väga armas. Sünnipäev tähendab kingitusi. Ja tegelikult ma arvan, et seda kingitust, mis meie saime, ei tehtud mitte
ette selle teadmisega, et kooli tuleb sünnipäev. Veel eile olid koolimaja õues ehitajad. Veel eile olid sopased jäljed ehitajatest koolimaja põrandal. Aga tänaseks sai kool omale katuse. Uhkema kingituse, mida võiks soovida. Ja selle eest me täname Sindit ja Sindi linnavalitsust. Ma arvan, et praeguse hetkeks on kõik aru saanud, et tänasel päeval kahjuks ei viibi meie kooli direktorit meiega. Läks nii, et on mujal. Aga ta ei ole teid unustanud. Tegelikult on mul siin mapi vahel tema kõne, millest ma loen teile ühe osa. Selle osa, mida ta ise ütles kõige tähtsamaks. Kallid vilistlased, täna on teie pidu. Õpetajad ja kool on küll väga olulised, kuid täna olete teie kõige tähtsamad. Jätke selleks ajahetkeks selja taha see, kes te olete täna, vaid muutuge nendeks, kes te olite kooli ajal. Olge siiled, olge vahetud. Rännake tagasi minevikku, tagasi lapsepõlve. Kas mäletate veel seda väikest tüdrukut või poissi, kes kogus nädalaid või aastaid julgust, et üle anda kingitus kõige kallimale inimesele? Pole tähtis, kas selleks kingituseks oli metsast korjatud tammutõrud, alleelt leitud kastanimaad, tulipunane pihlakao, kobar või siis punased vahtralehed koolimaja eest. Kindlasti mäletate veel tänagi neid südamevõbinaid, mis ei jätnud teid enne, kui olite oma südames suurest loodud kingituse üle andnud ja tundeid, mis jäid kestma kuudeks või aastateks. Või tulevad teile hoopis meelde kingitused, mida te õhtust õhtuste südamega valmistasite, aga üle ei andnud. Kuigi hing piinas ja piinas niivõrd, et raske oli uinuda, aga temast sai vaid teie unistuste prints või printsess. Kas mäletate seda koolipidu, kus just ühe neiu käed tundusid nii eriliselt pehmed ja soojad? Kindlasti mäletate selgelt tema lõhnaõli või deodorandi lõhna. On võimatu unustada, kuidas teie südamed kloppisid, kui teie kehad tantsides kogemata kokku puutusid. Ja see pidu oli võrratu täpselt nii kaua, kui tema seal viibis. Kas mäletate oma lõpupidu, kus jagasite lubadusi, kedagi mitte kunagi unustada, klassikaaslasi alati aidata, kui vaja, ja kindlasti igal kokkutulekul kohtuda. Vaadake enda ümber ringi. Kas te olete kõik kohal? Kas sina oled oma antud lubadused täitnud? Kas sina tegid kõik, et sa saaksid täna oma unistuse printsessi või printsessiga taas kohtuda? Veel palub direktor Aik Keerup teile edasi öelda, et ei jätaks täna ütlemata lauseid, mida te aastaid olete soovinud kellelegi öelda. Tehke kõik endast olenev, et te ei peaks tänasele päevale tulevikus kahetsusega võttama. Ta soovib teile kõigile head peotuju ja kindlasti leidke üles oma unistuste printsess või prints. Ja ka mina omalt poolt soovin teile seda kohtumist, seda ilusat, kena pidu. Sõna tervituseks saab Sindi linnapea Marko Šorin. Austatud kaasõpilased, lugupeetud õpetajad, maavalitsuse esindajad. See ülesse lava peale tulles on täpselt nagu klassi ette minnes, sest
vastas on teised õpilased, õpetajad ja kindlasti pärast panevad ka hinde. Ma loodan, et hindeid siin täna õhtul ei panda, hinded on kunagi juba kõik ära pandud. Seda eelnevat kontserti vaadates oli ääretult tore, südantsoojendav vaadata, mis on toimunud selles samas koolis, kus mul endal on olnud võimalus käia. See on hea idee, et kui kellegile sünnipäevale lähed ja küsid, et kuidas sul elus läinud on, siis ootaks kindlasti pantomiimi, laulu, tantsu ja luuletusi. See on ääretult tore viis anda teada, kuidas on läinud, sest kipuvad eestlased vastama küsimusele, et kuidas sul läheb, normaalselt. Ja me kõik oleme sellega rahul, et siis on ju inimesel läinud hästi. Aga selline tore ülevaade Sindi ajaloost on väga südantsoojendav. 175 aastat, see on tõesti aukartust äratav number. Selliseid õppeasutusi Pärnumaal ei ole väga palju. Ja tegelikult me peame tänama kindlasti vabriku rajajat Vöörmani, kes siin lava peal ka täna noore näitleja kujul käis. Ei teinud ta kooli lihtsalt sellepärast, et kulutada vabriku raha. Võtta ei sai aru, et ei saa olla kogukonda, kus ei anta haridust. Hariduse andmine on kogukonnale nii tähtis, et vaatamata sellele, et vabrik oli alles avatud, otsustas ta hakata andma lastele haridust. Ta sai aru, et tänu sellele areneb kogukond, tänu sellele saab ta kvaliteetset tööjõudu, tänu sellele võib-olla ta unistas, peetakse 175. sünnipäeva ja meenutatakse kogu seda ajalugu. Sindi kooli ümber käivad igasugused jutud, ei saa ju seda tähelepanuta jätta. Mina isiklikult usun siiralt Sindi kooli personali, õpetajaid, juhtkonda. Sindi kool on väärt kool, õpetajad on tasemel. Et õpetajad tunneksid oma töödest, tegemistest suuremat rõõmu, siis on paslik anda üle ka kingitus. Paraku ei ole direktorit siin, siis seega palun direktori asetäita. Sõna tervituseks saab Pärnu maavalitsuse esindaja proua Hede Martšenko ja Pärnu esindaja proua Virve Laupäev. Austatud Sindi kool, palju õnne sünnipäevaks. Ja suurim kink, mida selle koolile teha ja anda, oli see eeskava. No ma arvan, et kolmandik teie õpilastest käis küll lavalt läbi. Aitäh õpilastele ja õpetajatele. Austatud koolipere, vilistlased, külalised. On tunne, et vahel me liialt tähtsustame tulemust. Mõõdame hinde palle ja arvestame numbreid ja anname selle põhjal hinnangu inimesele. Aga kool on eelkõige kogemisruum. Ja peamiseks õppevaldkonnas koolis on koolielu ise. Selline, nagu me teda iga päev tunnetame ja läbi elame. Sealt on pärit meie mälestused. Igasuguseid on häid ja on halbu, aga nad on mälestused ja ühtlasi kogemused. Ja iga õpetaja, kes astub klassi ette, õpetab eelkõige iseennast, inimesed, kaaslased ja haridused. Ja on õnn,
et Sindi kooli on aastakümnete jooksul jagunud palju värvikaid ja väärikaid õpetajaid. Aga täna siin tahaks lavale kutsuda õpetaja Lembit Roosimäe. Lembit siin seisaks, põhjuseid võib ju palju olla, aga miks just täna ja praegu siin. Lembitu õpilane Diana Raab, ma usun, et koolile ja kogu Sindile pole see uudis, võitis või sai õigemini 3. koha pronksmedali rahvusvahelisel ajaloo-olümpiaadil. See on väga suur tunnustus kogu Pärnumaale. Pärnu linna ikka jagub neid võite, aga selle pika aja jooksul, mis ma olen olnud maakonna hariduses, siis väljapoole Pärnu linna, ma ei mäleta, et oleks nii kõrget saavutust tulnud. Aitäh sulle! Ise oma õpilasele ka raamatu, see on Henry 8 ja tema 6 naist. Ta ütles sedasi, et Diana on kirjutanud väga hea uurimistöö Henry 8-ast ja ta usub, et see on just see õige raamat, mis tema raamaturiiulil peab olema. Nii palju, et teda jagub tõesti mitte ainult Sindi kooli, et nii värvikaid üritusi Lembituga, mis on maakonna laste ja õpetajate heaks, neid annab lugeda, olgu need mälumängud, viktoriinid, aga kõige toredam on 10 aasta tagune, see oli kodu-uurimiskonverents, kus Lembit sisustas koos Priit Kasega kogu muusikalise osa mängides alates 18. aastast kaasajani viiulil pool tundi järjest kõik hitid. Kuulutatud aasta õpetajaks Pärnumaal, aga sellest on nüüd ka vist juba 5-6 aastat. Ja Sindi kool. Tunnustada tuleb seda lisandväärtust, mida annab kool kaasa lapsele. Ja teie kooli puhul ei ole seda sugugi vähe. Kodanikuks kasvamine. Tihti tundub, et see kuidagi õõnsalt kõlab, kui me sellest räägime. Aga see on aastate pikkune ja väga tähtis töö, mida siin ja selle kooli seinte vahel tehakse. Kuidas te kujundate lipukultuuri, olete osalised Eesti lipupäeval Pärnus, kodu-uurimine, aastate pikkune kogemus, väga palju tunnustatud kodu-uurijaid on väljunud just teie kooli seinte vahel, ettevõtlus, majandusõppe. Sindi õpilased osalevad igal aastal õpilasfirmade laadal, noorte ettevõtluslaagris. Palju on neid tulemusi ja siinkohal aitäh teile. Ja Eesti lipuraamat, aga vahetult enne siia tulekut ma kuulsin, et teil oli tehtud hiljaaegu samalaadne kingitus, aga ma usun, et neid lippe kulub. Kena peotuju teile kõigile, säilitage head koolikliimat ja vaatamata sellele, et õhtu taevast vaatavad vastu Sindist siit suurlinna tuled, jääge ikka Sindi kooliks. Sindi koolipere. Ma ei ole mitte esimest korda siin laval ja ma olen koos Hedega maavalitsusest
siin kui tema endine kolleeg ja väga tihedalt Sindi kooliga koostööd teinud tollel ajal. Aga see koostöö ei ole katkenud ka praegu. Ja mul on hea meel, et Pärnu linnas on tulnud teie kooli muusikaõpetaja, kes siis on täna klaveri taga istunud. Ja suur tänu õpetaja Helena sulle. Ja et väga hästi lapsed laulsid täna. Teeme aplausid. Nii nagu õpetaja oli väga tubli Pärnu linnas, täna ta tõestas, et ta jätkab seda tublidust. Aga mina tahan siia lavale kutsuda ühe õpetaja, kes on hea seisnud sintlaste emakeele eest. Ma ei tea, kas saalis on õpetaja Sutt. Palun siia. Sest ta on õpetaja suure tähega. Ta on hea inimene, ta on kasvatanud järeltulijaks väga tubli poja, kes tegutseb maakonnas ja õppekooli direktorina. Ma soovin sulle palju tervist, jõudu, samuti emakeele õpetajana. Ja tervitan kogu Sindi kooli, teie vilistlasi ja olge ikka sintlased, nagu ütles Ede. Aitäh sulle õpetaja. Teie kõik olite väga tõbid. Mina oleks suutnud absoluutselt mitte midagi, kui poleks olnud teid. Aitäh, suur tänu. Erakorraliselt saab sõna Sindi linnavalitsuse esindaja. Direktor, õpetajad, vilistlased ja külalised. Minu nimi on Sander Soll ja mina olen Sindi linnavalitsuse uus konsultant testide alal. Mind on täna siia palutud, et testida endisi Sindi kooli õpilasi ning teha selle põhjal järeldused, kas te sobite selle kooli vilistlaseks või mitte. Lugupeetud vilistlased, palun teie tähelepanu. Test on pisut ebaharilik, see tähendab, et me ei kasuta pliiatsit ja paberit, vaid selleks on mul kaasas üks aparaat, mille ma kohe tööle panen. Nii, töötab. Test toimib mõtete lugemise teel. Kõik teie mõtted ja kujutluspildid püütakse selle aparaati poolt kinni ja salvestatakse. Selleks, et asi ikka toimiks ning kõik koolele kaasa mõtleksid, teeme eelnevalt läbi ühe väikese testi. Palun esimene slaid. Keskenduge kõik palun pildile ja püüdke seda endale ette kujutada. Suur hall elevant, kes on pikali kukkunud ja ei saa kuidagi püsti. Teie seal teises reas, palun pingutage paremini ja teie seal tagapool samuti. Nii, nüüd tundub, et kõik mõtlevad hoolega kaasa. Palun järgmine slaid. Püüdke nüüd palun elevant oma kujutlusest välja saada ja mõelda punasele õunale. Tänan, tundub, et aparaat töötab ja inimesed töötavad kaasa, mis on iseenesest väga hea märk. Palun uus slaid. Tähelepanu, kõik teie mõtted salvestatakse ning kasutatakse hilisemate kokkuvõtte tegemiseks. Paar sõna teadaolevalt ei tohiks mõtete salvestamine füüsilisi vaevusi tekitada. Füüsiliste
selliste vaevuste ilmnemisel teavitage sellest kiiresti kõrvalistuvat naabrit või mõnda endist õpetajat. Palun järgmine slaid. Palun vastata järgnevale küsimusele. Mida teed, kui avastad, et oled kooli kokkutulekule hilinemas? Variant number 1. Võtan kotist välja jooksukingad ning lisan kiirust. Variant number 2. Võtan asja rahulikult. Ega kokkutulek jänes ole. Küllap toimub 5 aasta pärast uuesti. Variant number 3. Kuna ei ole ilus hilineda, siis pole mõtet ennast halvas valguses näidata. Seega pööran otsa ümber ning jalutan koju ja naudin ilma. Küsimuse, mida teed, kui avastad, et oled kooli kokkutulekule hilinemas? Õige vastus number 2. Palun uus slaid. Mida teed, kui kohtad oma tänaval oma endist õpetajat? Variant number 1. Pööran pea ära, tõmban kapuutsi sügavamalt pähe, haaran taskust telefoni ning teestan tähtsat kõnet. Variant number 2. Hüüan juba kaugelt, tere armas õpetaja ning torman ligi ja haaran ta tugevasse kaisutusse. Variant number 3. Astun ligi ja küsin, et miks ta mulle 3. klassis 4. veerandi hindeks 3 pani. Küsimuse, mida teed, kui kohtad tänaval oma endist õpetajat? Õige vastus number 2. Palun uus slaid. Palun vastata järgnevale küsimusele. Mida tunned, kui möödud oma endisest koolimajast? Variant number 1. Paanikahirmu ja mõtted endamisi, mille ma täna maha unustasin, vaatamata tõsiasjale, et tegelikult oled vaid möödumas oma endisest koolimajast. Variant number 2. Rõõmu ja õnnetunnet ning salamisi tuleb pisa silmanurka. Variant number 3. Vaatad pikalt ja mõtlikult punastest tellistest koolimaja ning püüad meenutada, et kus sa seda küll näinud oled. Küsimuse, mida tunned, kui möödud oma endisest koolimajast? Õige vastus number 2. Palun uus slaid. Palun vastata järgnevale küsimusele. Püüdke meenutada, kuidas kõlab kooli moto. Raha ja tutvused annavad edukuse. Variant number 2. Oskused ja teadmised annavad vabaduse. Variant number 3. Mida Juku ei õpi, seda Juha ei tea. Küsimuse, püüdke meenutada, kuidas kõlab kooli moto. Õige vastus number 2. Palun uus slaid. Palun vastata järgnevale küsimusele. Kuidas vastad küsimusele, mis on energia jäävuse seadus? Variant number 1. Sel päeval, kui seda õpiti, ma puudusin koolist. Variant number 2. Meenutad oma füüsikaõpetajat ja hakkad rääkima, kui energiline omal ajal oli. Nad jäävad tänasel ajal. Variant number 3. Hakkad kiluma ja Eesti Energia plaanitavad hinnatõusu. Küsimuse, kuidas vastad küsimusele, mis on energia jäävuse seadus? Õige vastus number 2. Palun uus slaid. Järgnevaks ning ühtlasi viimaseks ülesandeks palun kõikidel püsti tõusta. Teie ülesandeks on jälgida ekraanil ilmuvat teksti. Püüdke kohe kaasa lauda, vaadata ja kuulata, mida teevad noormehed ekraanil ning teha kõige seda samuti kaasa. Tähelepanu, et kõiki filmitakse. Palun käivitage video. Sai jälle otsa meie kooli tee ja vaid, et me lautama suvest veel. Ma olen andnud ennast viimasel ja võtan välja pika puhku.
võid istuda. Ja täiesti ootamatu on meie test läbi saanud. Nii, vaatame tulemusi. Tulemused on siis järgmised. Aparaat näitab, et kahjuks ei näita midagi. Ohjad, mis ütles üles, aga loodame, et kogu informatsioon on edukalt jõudnud linnavalitsusse ning tulemused saame teatavasti järgmisel kokkutulekul. Tänan teid kõiki testist osalemise eest, soovin kaunist õhtu jätku ning meeldivaid elamusi.